Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinsener ja õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudi on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 43 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Esmalt lähme siis vaatajate ja kuulajate küsimuste juurde kõigepealt. Tõnu Kalvet, mis imeasi on nullheitme mandaat? Kuidas see toimib? Kui pikk on juhuenergia puhul äratasuvusaeg? Miks juhuelekter on eelisolekus? Miks Konkurentsiamet ei jälgi tegevust? Rein Tunder, miks ei võeta kasutusele vaba energiat, kuigi kõik teadmised on olemas? Ja vastused Juhan Seppel, juhuenergia tasuvusaeg on sama pikk kui subsideerimisaeg ja alati on asi rahas. Palun äkki vastad praegu nendele küsimustele ära ja siis lähme saate küsimuste juurde edasi. Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust nagu alati. Me hakkame pakkima lahti oma alateadvust, teadvust ja üliteadvust. Ja väga hea, et inimesed vaatavad meie saated ja küsivad küsimusi. Ja näete isegi, siin on küsinud üks vaataja ja üks kommentaator on kohe ka vastanud. Ja sellest ongi hea, et küsige, sest ei ole olemas ilmas lolle küsimusi ja tarka küsimusi. On lihtsalt küsimus. Ja et aru saada lihtsamalt, mis on, siis vaadake, kui laps küsib midagi ükskõik, siis peate alati vastama, sest see kohe alateadvusse kinnistub. Kui te ükskord ei vasta 3-aastasele, 4-aastasele, siis ta seda enam ei küsi teie käest, läheb küsib teise käest. Ja võt teine võib-olla ütleb valesti. Ja et aru saada siin nendele küsimustele, siis vaadake, kõrval on 2 pilti ka, on küsitud, kus saada vastuseid nendele ainuväljadele. Seal üleval näete on eesti.com, universumi ainuväli, kui trükiti sisse. See on väike reklaam just vastusele, Rein Tunderi vastusele, just kus, miks ei võeta kasutusele vaba energiat, kui kõik teadmised on olemas. Vastus on ülimalt lihtne. Ei võeta energiat sellepärast kasutusele, kus siis raha saab. Alati on küsimus, küsige millegi, ükskõik mis asi teilt huvitab, miks, ja teine kohe pange sappa, kellele see on kasulik. Mõelge nüüd ise paari lausega, ütlen teile, kui me kasutaks seda vaba energiat igaüks oma kodus ja rõdu peal või väikseid tuulikuid, väikseid asju, kas meil seda suurt elektrivõrku, neid 1000 ja 300 000 ja 1000 kilovoldiseid rauajurakaid ja kõiki neid vaja, ei ole. Ja juhuenergia või siis see mitte juhu, vaid vaba energiat kasutavad see 10-20%. Nii et vaadake ja näete, on internet täis, et saate ka mõne asja, mis teha on. Keegi teie eest tegema ei hakka, sama on nii nagu ei hakka teie eest keegi mõtlema ja nii edasi. Ja nüüd esimesed asjad, mis hullheite mandaat oli, see oli üle-eelmine saade või eelmises saates oli sees. Need ongi need CO2 numbrid, et kui nähakse korstend kusagil, siis pannakse see maks peale ja kui korstent ei ole, siis sellel maksu ei ole. Nii et tuulikud, nendel neid mandaate peale ei ole, et see on lihtne. Nõukogude ajal oli sama sarnane asi oli, kellele sai sinna valuutapoodi ostma minna, sellel oli oma talong taskus, talongi majandusega. Ja kui Kroonus olin, toon lihtsa näite, oli ka niimoodi, et tuli Karangandaast ja see jõi piima nii nagu vett. Ja ma küsin, miks ta ütles nädalas ainult liitri saab, 2,5 liitrist pudelist neljapäeviti saab. Ja ma ütlen, kuidas te seal Kivisöö kaevandustes töötate, ei tea, kondid on ikka paljudel seljad läbi.
no vot see on, et miks on ja siis see küsimus, et miks juhuelekter ja kaua ta eelisolekus, igasugune lollus on alati eelisolekus. See on üks sajandite, tuhandetega ära, sest lollus läheb inimestele hästi peale, nad ei saa sellest aru, mõni naerab, mõni võtab ja kui seda lollust ja valet paarkümmend korda korrata, see läheb tõeks ja lollus ongi juba tarkus. Ja siin näiteks see vastus oli, juhuenergia tasuvusaeg ongi nii kaua, kui seda subsideeritakse, et peale makstakse. Ja asi on alati rahas, nii nagu vastas siin John Seppel. Nii peaks nagu kõik olema. Lähme nüüd põhiteema juurde ja ootan ikka neid küsimusi, olgu milline tahes. Aitäh sulle, Andres. Siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Kas üks Euroopa patriot lükkab Brüsselis peetud loengul ümber tuuleenergia müüdid? Kui tuleb Saksamaalt sajandi talv, kas siis lõpp on käes? Palun, Andres. Nii, ega siin pikalt ei ole, küsimused on olemas, lähme siis kohe slaidide vaatamisele, sellepärast see on oluline loeng ja olulised mehed on pildi peal. Nii, need olemegi pildi peal ja näete sellest ühest meedist, siin on patrioodid, aga ütleme üks patriot oli. Ja siin näete on kaks väga olulist meest, ma usun, et meie need eurovolinikud tunnevad seda Euroopa Parlamendi liiget Gerald Hauserit, kes on meie saadetes ka väga palju tuulikute teemadel olnud ja maha lammutamised ja ta on ju seal Šveitsi pälkides. Ja teine mees, kes vaatab lipsuga on, vot see on Report 24 tegevjuht, kust me võtame need andmed, kus kontrollitakse. See on nüüd Florian Machl. Ja vot pealkiri ongi Patrioodid Euroopa Parlamendis, Florian Machl lükkab Brüsselis peetud loengus ümber tuuleenergia müüdid. Ja vaatame ja soovitan kõigil tehnokraatidel võtta, kes üldse tahavad midagi hakata tõestama nii kliimaministeeriumis või energeetikaministeeriumis, sest te teate väga hästi sellist varianti Eesti Energia omanik on kes? Meie majandusministeerium, mitte mingi keegi rahvas ega midagi. Kui vaadate, lööge lahti äriregister. Ja näete 17. novembril Brüsselis, kas olete kuulnud sellest midagi? Näed, meil on ju jaanuarikuus, 2 kuud möödas. Vaatame, läheme siis edasi. Nii, loen ette on lihtsam. Euroopa Parlamendis Brüsselis esitles Report 24 peatoimetaja Florian Machl EPPO parlamendi liikme Gerald Hauseri kutsel põhjaliku tuuleenergia analüüsi. Tähelepanu keskmes olid ökoloogilised kahjutused, globaalsed sõltuvused, majanduslikud moonutused ja selle laiendamist soodustavad poliitilised huvid. Inimestele jäetakse laastatud maastikud ja nad on sunnitud maksumaksjate rahaga üleval pidama tööstusharu, mis püsib alles vaid tänu toetustele ja ulatuslike lobitööle. Nägid, eelmised küsimused olid, kaua see juhuelekter värk paneb. Ja nüüd on uudis ka, kui kindlasti teate, Ristil, mis on Haapsalu ja Tallinna vahel, mai-juunis avatakse Baltikumi kõige suurem päikesepark, nii et hüppame rõõmust õhku. Aga Hauser võib-olla on vastu sellisele hüppamisele, ütleb, et loljakad olete, et hüppate. No see on minu väike kommentaar, subjektiivne. Euroopa Parlamendi liikme Gerald Hauseri korraldatud üritus toimus 17. novembril Brüsselis, Euroopa Parlamendis. Olete kuulnud sellest? Hauser alustas rõhutades, et tuuleenergia ei ole mägipiirkondade, näiteks Ida-Tirooli jaoks variant ning kirjeldas Euroopa Liitu kui täieliku irratsionaalsuse koda, kus poliitilisi otsuseid tehakse looduse, kodanike ja terve mõistuse vastasel. No nüüd mõelge, mille pärast ma teile mõistust ja tarkust soovin. Siin on need öeldud veel terve mõistus, peab olema osa, võib olla ka siis osaline loll mõistus ja
ja nii edasi. Teda ärritas eriti tuuletööstuse korraldatavatele lobikoosolekute tohutu arv. Sellest oli ka juttu eelmine kord, et need käisid lobi tegemas 137 korda, ühes saates oli seal eespool, aga ta kordab, aga kordamine on ka teab, et see on ikka mõistuse ja tarkuse ema. Sellisel poliitilisel taustal esitas Florian Machl oma analüüsi. See on nüüd Report 24, võtab nüüd omale selle õiguse. Ta tõi esile terava kontrasti avalikkuse arusaama ja tegelikkuse vahel tuuleenergiast. Tema peamine sõnum, tehnoloogia ei ole piirkondlik ega jätkusuutlik. Vaielge vastu, kui on siin mõni tehnokraat või midagi. Huvitaks ja küsige küsimusi. Ei kulu tõhus ega prognoositav. Näed, kuludel ei ole nagu või, aga need detailid, mis pöörlevad ja prognoos, kui tuult on või ei ole, saate ette ennustada. Ennustaja võib-olla ütleb kohe, et ärme jama sellega, need prognoosida ei saa. Tootmine ja tooraine kaevandamine toimub peamiselt Aasias, 10 000 kilomeetri pikkused transporditeed, spetsialiseeritud sadamad, tihe liiklus, ulatuslik võrgu laiendamine tekitavad tohutud keskkonna ja taristu kulusid. Machl osutas rootorilabade hõõrdumisele, saasteainetele nagu SF6, mikroplastile pinnases ja vees ning surmavatele tagajärgedele lindudele, nahkhiirtele ja mereelustikele. Vot kus on looduskaitsjad, rohepöörde pooldajad, need linnud ja nahkhiired ja mereelukad ei kuulu loodusesse vist või? Mis teie arvate? See on minu kommentaar. Hauser käsitles neid punkte oma lõppsõnad, märkides Euroopa Liidu sensatsiooniliselt kujutab isegi väiksemaid keskkonnaprobleeme, näiteks sigaretifiltreid. Vot need, kui viskate maha, olete mõne päeva pärast kindlasti surnud ja nii edasi, kui need suured labad ja suured plastmassi jäätmed seal metsa all on, ei juhtu midagi vist või kuidas? Need ta võrdleb. Samas kui tuuleenergia põhjustatud tohutu koormus saab vähe tähelepanu. Ta kirjeldas Tirooli pakutavat keskkonna hävitamise preemiat esimese tuuliku eest poliitilise häbiplekina. Näed, isegi uus sõna tuleb juurde, nüüd hakkavad mõned rääkima, et ma tean, et on olemas poliitiline loogika, aga nüüd tuleb poliitiline häbiplekk ka, vot see on nüüd täitsa huvitav. Kas meie poliitikud hakkavad häbi tundma või nad ei näe seda häbiplekki pükstel või lõua otsas või kuidas see plekk välja näeb? See on huvitav või panevad ikka oma poliitloogikat edasi, anname minna. Ja pärast ettekannet rõhutas Hauser faktilise teabe olulisust oma valitsustele ja kodanikualgatustele, mis soovitavad tuuleparkidele vastu seista. Näete, soovitused on ja Eestis on ka nüüd inimesi rahvaalgatusi ja näed, ta soovitab. Nii et kui on, siis kuulake, see on nüüd Report 24 News toimetaja. Lähme siis edasi. Ja järgnenud küsimuste ja vastuste voorus, näete, see mulle meeldib, sellepärast see samane lause toimub ka meil seal Riigikogus, keegi tõstab käe, õpilane seal küsib, et kuule, mis täna toimub või mis on seadusega, siis see vastab nagu õpetaja seal kõnepuldis, ole vait koolipoiss, ära mölise, kell on 5 läbi ja nii edasi. Nii et seal on ka voorus. Küsiti publikult Euroopa Liidu siseste toetuste kogusumma kohta. Te küsiks, te ka küsige, palju see summa võib olla. Hauser teatas, et esitab läbipaistvuse tagamiseks parlamentaarsed uurimised. Ta kordas, et tuuleenergia peaks rohkem mängima täiendavat rolli. Ega saa mingil juhul olla üleriigiline eeskuju. Siin ma toon ühe näite, meil on ka selline tubli mees nagu Raudsepp,
seal Tallinna linnapeana. Ta ütles, et kui juba riik tegeleb rohepöördega, siis Tallinn hakkab seda maha jätma, ei pea Tallinn jooksma riigile järgi. Riik võib-olla võiks pealinnale järgi joosta, sest pealinn koos oma Toompeaga on olnud kogu aeg nagu suurem. Või kuidas teie arvate? Selle asemel viitas ta Austria tõestatud hüdroenergiale ja piirkondlikule energiakontseptsioonidele, mis ei too kaasa ulatuslikku keskkonnakahju ja üritus on mõeldud edasiste parlamentaarsete tegevuste aluspunktiks. Hauser teatas, et valmistab tulemused ette kodanikualgatuste jaoks ja võtab tulevikus poliitilise mandaadiga tuuleenergia projektide vastu tugevama seisukoha. Seejärel andis ta intervjuu tuuleenergia ja teiste Euroopa Liidu päevakorrapunktide teemal. Näete nüüd, meil on ka vist mõned inimesed ikka seal Euroopa Liidu komisjonidest, nad võiksid ikka Hauseriga ühendust võtta ja tulla ikka suurema ettepanekutega väljakule, sest see nagu oleks kohalikele kasulikud siin Eestis. Nii, ja lähme siis edasi. Jõuamegi teise küsimuse juurde. Ja nüüd huvitab meid kindlasti ja teine küsimus oli, kui tuleb Saksamaal 100. talv, kas siis on lõpp käes? Vaatame, mis siin tuleb, aga ma võin teile praegult kohe öelda, värskelt uudised ütlevad, et mahutites on ainult 42% gaasi veel Saksamaa mahutites. Aga siin vaatame, see on näete 27. detsember ehk peaaegu kuu aega tagasi selline mõte, ettenägemisvõime või kuidas see on. Nii, kui me peaksime kogema veel ühte erakordset karmi talve nagu 1960, vot seda ma mäletan ise ka, meil oli ka siin päris hea talv oli Eestis. Oleks see katastroof Saksamaale ja paljudele teistele Euroopa riikidele. Ükski erakordselt karmi suvi ei suudaks nii sügavat kahju tekitada. Siin räägivad kuumad suved on, aga suvel on võimalik särgid maha võtta ja vett juua natukene ja pikali visata kuhugile. Aga talvel, kui on külm ja midagi köötavad, siis on külmumine küllaltki ruttu, see inimese termoregulatsioon kukub ära. Ja metroloog näed ütleb, siin on ikka ilmajaama poisid või tüdrukud ka, doktor Ryan Mauen, et see on ikka doktori asendis ilmateadustaja, on X kohta teinud ennustuse, vot selle samas ütluse kohta, et mis võib juhtuda, mida Berliin kuulda ei taha. Kui selline talv nagu 1962-63 peaks tänase taastuva energiavõrguga korduma, on Saksamaa lihtsalt hukule määratud. Saksamaa ei jää ellu, kirjutab ta, ei mingit konjunktiivset kõneviisi ega viisakust, vaid mehe külm loogika, kes mõistab, et tuuleturbiinid ja päikesepaneelid ei saa talvel toimivat energiavarustust asendada. Metroloog räägib erakordsetest energiapuudustest. See tähendab, riigis on sama ulatuslik elektrikatkest kui selle põhjustatud poliitiline ülbus. Vaadake, mõlemad saab panna võrdusmärgi, et nii ülbed olema, et meil talve ei tule ja nii edasi. Nii et punapööre ja rohepööre, need on igavesed või kuidas te arvate? Või on vaheldud ka natukene. Ja just nüüd kõigist aegadest viitavad ilmamudelid Euroopale pakkase perioode. No kindlasti olete näinud, et lund ja tuisku ja kõiki on seal Saksamaal ja Hispaanias ja kus seal on. Et võib-olla lööb ka see, need kanalid seal Veneetsias jäässe natukene võib-olla ja nii edasi, kõik on võimalik, neid on olnud. Nii, ja Maue, seesamane metroloog, viitab hiljutisele ajakirjas
Meteorological Acception avaldatud uuringule pealkirjaga ilmastikurežiimide ja energiapuuduse vahelisest seosest 28 Euroopa riigis talvel. Näete, meil on seal 28 kindlasti riiki, mis uurib ulatuslike ilmastikumustrite ja energiapuuduse vahelist seost Euroopas. Autorid analüüsivad, kuidas praegune Euroopa elektrisüsteem ajalooliselt äärmuslike talvedega toime tuleks. Vastus on sama selge kui ebameeldiv. Halvasti, väga halvasti. Teadlased defineerivad energiadefitsiiti justkui seda, mida Berliin on aastaid eitanud. Hetki, mil elektrienergia nõudlus ületab taastuvenergia tootmist, mitte ainult veidi, vaid märkimisväärselt. Vot see on talvelugu, külm on. Nad modelleerisid statsionaarset elektrivõrku, mis põhines tänapäeva infrastruktuuril ja ajaloolistel ilmastikuandmetel. Võeti, näete, minu moodi ka ajalugu sisse, sest ma räägin, aeg on konstantne, ta käib nii on, te võite vaielda. Ma ütlen, et iga aasta tuleb suvi, talv, sügis, kevad meil. Ja kui on troopiline kliima, siis seal on talv ja suvi on vahepealsed on nagu kehvema väljendusega siis ära. Ja näete tulemus, see mis oli juba varem tõsine, oleks täna katastroofiline. Uuring näitab, et elektrienergia nappus tekib olenevalt piirkonnast erinevatel põhjustel. Mõelge kaasa nüüd, kas meil on nüüd sama kui Saksamaal või 28 Euroopa riiki talvel. Ta on teinud siin põhjenduse ja panin punasega, näete, külmemates ja vähem tuulistes riikides on probleemiks nõudlus. Meil õnneks nõudlus praegu ei ole, kui te hiljuti kuulsite, oli 2, mõlemad Estlink 1, Estlink 2 olid väljas, ütles, et varustuskindlus ei olnud üldse ohus. Nii et kui sedasi kuulata neid juhte, siis ei ole neid kaableid üldse vaja, kui varustuskindlus oli kõik paigas Soome vahel. Siis võiks selle välja lülitada ja kui niimoodi uhkusega öeldakse. Ja näete, nõudlus on probleemiks. Tähendab, meil tehaseid ja tootmist ei ole ja me ei taha, et siia tehased tuleks, et meil omal inimestel tööd oleks, et plats puhastuks või kuidas. Kui samaaegselt lülitakse sisse miljonid küttesüsteeme, siis süsteem variseb kokku. Aga soojemates riikides, mis sõltuvad suuresti tuuleenergiast, on probleemiks tootmine. Riikides, kui tuult pole, pole ka elektrit. Olenemata sellest, kui palju tuulikuid on paigal. Pane või 1 miljon tuulikut, küll nad on. See on, ma võin tuua, soovitan vaadata ka see, lugeda Buratino, oli mul lastena Buratino seiklused ja mis ta nimi oli, seal Itaalia oma, ta kaevas ka teise sõna peale 5 kuldmünti maa sisse, et tulevad kulda täis puud, siis on kulda kui palju, aga järgmine päev tuli, et nii, et 5 kuldmünti oli ka kuidagi öössel ära kõndinud kuhugile poole, nii et muinasjutud on ikka olemas. Nii, ja tuult ei ole, autorid jagavad talve uueks ilmastikurežiimiks. Vaadake nüüd, siin on ilusti 6 tükki. Milles atmosfääri blokeeringud, see tähendab külmad ja tuuletud kõrgrõhkkonnad, on enamiku nappuse päevade peamine põhjus. Aga kui selge ilm on, siis tuult ei ole, õnneks. Saame krae üles tõmmata, jopega kõndida, aga sellel ajal ei tuulik ei pööra. Ja kui on selline ära natukene, võib-olla aku annab seal, aga aku need konteineri, need on ju külmad jahtunud, aku külmas olekus ei anna täisvõimsust, olete autoga näinud, kui on külm ilm, siis esimene lootus, kas läheb auto käima, kui see aku on seisnud natukene, vot need on enamiku nappuse päevade peamine põhjus. Need blokeeringud ei mõjuta
ainult ühte riiki, vaid poolt mandrit. Näete, siin ütleb kohe ära, et need soemad kohad, need jäävad alles, need võivad seal Kasukas ja Jopes olla, aga meil, kui siin midagi juhtub, torud on lõhki, torud on lõhki, lasteaedades, koolides torud lõhki ja muidugi kodus ka. Ja siis seda ennem keegi niikuinii parandama ei hakka, kui suvine aeg ja nii edasi, nii edasi. Nii et mõelge selliste asjade peale. Nii et lähme nüüd edasi. Ja näed, teadlased, mis tegid siis? Simuleerisid ka erakordselt karmi 1962-63, kasutades tänapäeva elektrivõrk. Nende dramaatiline järeldus, nii pikad elektrikatkestused nagu tollel kogetud, vallandaksid pikaajalise kogu mandrit hõlmava elektrikriisi, mis ületaks kõike, mida elektrivõrk on viimastel aastakümnetel näinud. Ja eurooplased pole selliseks stsenaariumiks kaugeltki valmis. Tõeliselt plahvatusohtlik detail peitub peenes kirjas. Mina panin teile jämeda punasega. Kui keegi ei usu, tehnokraat või keegi, siis ma arvan, et need ilma katsetajad ja stimuleerijad, kes näitavad ja proovisid, mis toimub, siis need ikka said midagi järelduse. Võite vastu vaielda. Muidugi, kui siia tuua ka see Grete Thunberg, kes on seal Helsingi ülikooli audoktor, tema vaidleks muidugi vastu, aga ma ei tea, kas tasub selliseid poliitikaid ja muidu kuulata, see on igaühe enda vast. Ja näete, ütleb nüüd, energiapuudus on ruumiliselt tugevalt seotud. Kui Saksamaa külmub, külmuvad ka tema naabrid. Osaliselt elektrienergia ekspordivõimsuse puudumise tõttu. Idee, me ostame selle lihtsalt välismaalt, osutub samaks muinasjutuloogikaks, nagu talvel paistab kusagil alati päike. Kui kõigil on korraga defitsiit, ei hakka keegi elektrit eksportima. Mõelge ise, kui teil on supiköögis või supipajas või koolis või kusagil on tehtud vastav arv suppe lastele seal 20 portsu, saate sealt kuidagi 50 portsu välja nõiduda, siis võib-olla lusikatäitega saate, aga ei tule välja, siis on kõigil puudus. Aga Berliini ja Brüsseli ideoloogiliselt pimestatud rohelise meelega netonull fanaatikud ei taha seda kuulda. Faktid ja raske matemaatika või? Vot see on minu meelest fakt 2+2 on lihtsam, saad kohe 4, aga kui võtad poliitilise selle, kui palju tahad, vot siis läheb vaidluseks ja võidki nädal aega või ööistungeid teha ja ei tea, mis number lõpuks tuleb, igaüks lööb käega, on ta 6 või on ta 3 või on 103 ja asi ongi ikka õhus ja jälle tehakse riigieelarve ringi, kuigi lihtsam oleks ühe päevaga anda tehnokraadi kätte, arvutab ja on tehtud. See ainult lõhub propagandistlikku kuvandit rohelisest süsihappegaasist neutraalsest tulevikku. Tegelikkuses, see on ebaoluline, tegelikkus on ebaoluline, me elame ikkagi kusagil kunsti või munsti või lunsti või kuidas te tahate maailmas ja näeme neid kummitusi ja tegelikult on asi nii, teate, kuidas poliitikud räägivad. Räägib juttu ära, siis viskab, aga tegelikult on see asi nii, aga kui me läheme sinna, siis tegelikult on asi naa. Ja näete, siin ongi, et me elame just ei tea kus kohas. Ja see on ebaoluline, mis siis, kui 10 või isegi 100 000 inimesed sellise rekordilise talve ajal surnuks külmuvad. Pole ju, see on ju lihtne lugu. Uue kliimareligiooni järgijate jaoks on need lihtsalt vajalikud ohverdused kliimajumalale. Ma olen siin rääkinud Jumal ja me usume kõike midagi. Ja siin ütleb ta ilusti ära, need rohepöörajad ongi leidnud endale kliimajumala.
selliste nagu varem ei olnud, oli ikka universum ja muud usu, mis suutis koos hoida ja neid saab hoida. Sest vaata kliimajumalaga, kui te mõtlete, kas kliimajumalal on sellist 10 käsku võib-olla olemas, et talvel mõni liimiks ennast asfaldi külge, talvel kui on -10 kraadi, vist ei ole. Nii. Ja tulemegi siis suurele ekraanile, mis ma siin edasi räägin. Ütle ka mõni sõna sekka. Ja aitäh selle suurepärase ettekande eest. Siin kuulates ja üldse kuulates peavoolumeediat, siis ja teades seda, et Euroopa on juba selga pööramas, Ameerika Ühendriigid on juba selja pööranud sellele nii-öelda rohekommunismile ja meil ikka taotakse seda trummi. Ja kõige hullem ongi see, et meie enda rohepoliitika on rajatud siis tuulikutele ja nii-öelda päikesepaneeliparkidele ja nagu sa ütlesid ka, et see 2 kaablit siin meid ühendab Soome vahet, aga kui ei ole tuult, ei ole päikest ja on väga külm ilm ja Soome ütleme nii, et peaks ka need kaablid kinni keerama või midagi seal juhtub ja me ei ole Venemaaga ühendatud, siis on meil just talvel suure õigemini kõva külmaaeg on oht selles, et meie elektrisüsteem ütleb üles ja meid on ees ootamas blackout või mis sina sellest arvad? Ja täpselt niimoodi. Kui on blackout ja mõtelge siis ära, kui on vaja kiiresti ennast tagasi lülitada. Kes siis võib meile esitada imelikke muid nõudmisi, näiteks Molotovi, Ribbentropi ja muu paktide näol? Kellest me siis sõltume, kui me mängime praegu sellist kõvat tegijat ja kui me oleme hädas ja siin on laibad ja nii edasi, nagu oli Leningradi blokaad, 6 palju ta nälgas oli seal 600 päeva või 600 päeva vist oli. Et oli ka audis ühtepidi ei saanud toitu tuua ja talved ära, siis siin on ise mõelge nüüd meie erakonnad, kas tasub hakata koostööd tegema, hakata asjale mõtlema ligemalt juurde, et hakata suhteid kokku panema, kui kõik asjad näitavad ära, sest nüüd järgmised lood, siis näete, kuidas Saksamaal nüüd lõpeb ära, kui seal lõpeb ära, siis on korras. Kõik on omaette siis, ta on suur riik. No just täpselt ja kõige hullem ongi see, et me oleme rikkunud Venemaaga poliitilised suhted, et nüüd see tagasiühendamine on ju palju keerulisem. Me peame kõigepealt taastama head suhted, et meid uuesti vastu võetakse. Lahti ühendada on ju hea lihtne, aga proovi sa nüüd tagasi ühendada. Et see on üks paras kammajuugin. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas ka Hiinas kasutatakse palju päikesepaneele? Kui palju on Saksamaa gaasihoidlates gaasi? Palun, Andres. Ja lähme siis kohe jälle uuesti slaidide juurde, ka siin pikalt ei ole. Faktid on olemas, näitame kõik ära, ega hiinlased ka alla ei jää, nad on ikka kõvasti ja võib öelda, uudistes oli, et nende eelmise aasta majanduskasv oli 6%, ülejäänud on kõik miinustest, siis ta võib ka isegi 6%-ga elada mitu aastat vabalt oma lauvarudest, kui on arvutid ja kõik need laevakonteinerid ja kõik on kraami täis ja saab need demo ja igasugused need kiirkullerfirmadega müüa ja osta ja akusid arvutitele ja nii edasi, ta elab ära, vaatab, kui plats saab puhtaks ja siis hakkab ka rämpsu ka ära korjama raha eest, nii et lähme teeme lahti, siis on lihtsam. Nii, ja nüüd jõudsime siis Hiina pildini. Ja näete pilt ja küsimus siin meil oli, ka Hiinas kasutatakse palju päikesepaneele. Vaadake, pildi peal on hästi näha, need on ülevalt droonidega filmitud, need pildikesed siin.
terved mäeahelikud on kaetud päikeseelektrijaamadega, nii roheline on ka Hiina. See on 1. jaanuari pilt siin, autod sõidavad siin vahepeal, remondimehed kõnnivad ringi igal pool. Nii et lähme siis ära, vaatame need pildikesed ilusti üle. Mitmes Hiina provintsis ei kasutata päikeseelektrijaamade rajamiseks mitte ainult haritavat maad, vaid arendatakse välja terveid mäeahelikke. Loodus kannatab ja selle päikeseenergia hulluse all ja kohalik kliima mõjutab negatiivselt. Ta ütleb, Hiina energiavarustuse mitmekesistamine, mis hõlmab lisaks uutele tuuma- ja sööküttel töötavatele elektrijaamadele on ka tohutuid päikeseparke, on paljude seas mõistmatu. Droonisalvestused näitavad, kuidas terved mäeahelikud on ruutkilomeetrite haaval kaetud päikesepaneelidega, mille tagajärjel kannatavad taimede ja loomade elupaigad. Aga mis juhtub päikesepaneelide, kui need tormides hävivad? Siin on ka küsimused, samad küsimused üle maailma. Aga raskemetallid, mis neid välja ligunevad. Lisaks põhjustab looduslike alade ulatuslik katmine mustade klaaspaneelidega kohalikke kliimamuutusi. Näiteks viib see pinna kuumenemiseni, mis soodustab ka õhuvoolude tekket, mida muidu ei tekiks. Aga keda see kõik huvitab, kui jutt käib väidetavast kliima päästmisest? Ega Hiina ka alla ei jää. Ta teeb kõike tappelt ja nii edasi. Nüüd oligi siis teine veel küsimus siin, et kas Saksamaas on nüüd gaasihoidlates midagi sees? Selle pildi peal näete, loete on 57%, aga nagu ma eespool ütlesin, on praegu nende sama Report News uudistes 42% täis. Siin on, näete, uudis on 1. jaanuar ja täna on peaaegu kuu aega hiljem või natukene rohkem, siis näete 42%. Ja näete, ootavad laevu, aga laevu ei tule. Nii, ja nüüd vaatame siis ära. Mõnes Euroopa piirkonnas tühjenevad gaasihoidlad kiiresti. Saksamaal on täituvus, et siin on 30. detsembriga vaid umbes 57%, Austrias umbes 64%. Aasta varem olid need näitavad vastavalt 80 ja 78%. Pikk ja külm talv võib kaasa tuua puudujääke, kuna veeldatud maagaasi tarned ei suuda vaevalt nõudlust rahuldada. Näete, siin on Nord Streamid, lasti õhku ise ja ei taheta parandada ära, siis gaasi ei tule kohinaga sulle niisama mööda toru, vaid pead teda laevaga ja aerutades kohale saama. Euroopa gaasihoidlad tühjenevad külma ilma tõttu kiiresti. Kuigi Saksamaal jätkub teenussteriliseerimine ehk tööstus läheb minema, põhjustab samuti nõudluse langus sektoris. Tähendavad tuule- ja päikeseenergia talvel elektri tootmise puudumine seda, et gaasiküttel töötavad elektrijaamad peavad sagedamini sisse lülituma. Gaasihoidlad olid aga juba kütteperioodi alguses vähem täis, kuna piisava torujuhtme gaasi puudumine muutis ladustamise hooajalise hinnakõikumiste tõttu kahjulikumaks. Ja Uniper, see oli Saksa firma, on siiamaani, see, kes oli ka Nord Streami üks omanik, kui see ehitati, teatas alles oktoobris, et kavatsuses sulgeda suur gaasihoidla ebaefektiivsuse tõttu. Kuigi veeldatud maagaasi jätkuvad tarned välismaalt tagavad vähemalt teatud määral varustuskindlust, millel on oma hind, on kriisiolukorras võimsused ebapiisavad. See kehtib eriti külma ja pikema talve korral. 50% täituvust 80 asemel, näete, on siin nüüd.
nagu aasta tagasi, pole eriti soodne, risk on suur, näete mitu protsenti, lahutage 80-st 50 ära, nüüd on 42 juba jäänud. Pealegi pole olukord enamikus teistes Euroopa Liidu riikides palju parem, nii et sealt ka ei saa gaasi juurde kuidagimoodi. Kui Saksamaa gaasihoidlad jätkavad tühjenemist praeguses tempus, jääb seadusega ette nähtud minimaalne täituvuse tase 30%, see on üleriigiliselt 1. veebruaril puutumata, siis läheb ka see 30% põhja. Seejärel võib see olla umbes 40-45%. Kui aga külmad, pimedad ja tuulevaiksed olud püsivad, on väljavaated eriti sünged, eriti siis, kui ilm jätkub veel aprillis. Nende me praegult on veebruar, siis tuleb märts, aprill ja nii edasi, nii edasi. Nii, ja nüüd veel ka küsimus sellele juurde, 100 miljonid on kulutatud Saksamaa vesinikule, näete lisaks, et see kütuse küsimus oli, kas oli gaasi, siin ka vaatame siis ka vesiniku poole pealt, see on ka, läheb gaasihoidlate alla, sõnastuse alla ja näete, siin on H2 hüdrogeen. Ja vot küsimus, kas investeeriksite $500 miljonit eurot torujuhtme projekti, kui vesinikul pole ühtegi klienti? Vaevalt, kui Kaskade ja Saksa poliitikud näivad asju, nägevad teisiti. Lõppkokkuvõttes on vastutab niikuinii maksumaksja. Brandenburgi vesinikujuhtmestik on osa Saksamaa riiklikust vesinikuvõrgust, ambitsioonikast taristuprojektist, mille hinnanguliselt investeerimiskulud on umbes 18,9 miljardit eurot. Ja näete, rahastamise tagab erasektor ja tulevased kasutajad. Vaat need, see on selge, maksumaksja on tulevane kasutaja, aga erasektor, see võib iga kell ära minna, ta on ju eramees ja seda võib ju nimetada erakonnaks, ta võib nime muuta ja läheb minema, muudab E200-st mingisuguseks E250-ks näiteks meil pisikesed ja ei vastuta nad mitte midagi. Ja kannavad võrgutasude kaudu kulusid, mis esialgu piiratakse, et alandada turule sisenemise tõkkeid. Nii lihtsalt avalikkusele selgitatakse. Esialgse investeerimispuudujäägi katmiseks on riigile kuuluv KfW Pank andnud amortisatsioonikonto kaudu, näete, 24 miljardit euro suuruse krediidiliini, millest esimene 172 miljonit euro suurune osa on võrguoperaatoritele juba välja makstud. Näete, tasku läks kolinaga ja tagasimaksmine on kavas teha pikas perspektiivis võrgutasude kaudu, mida täiendab valitsuse toetatud riskigarantii. Vaadake, siin on jälle ilus sõna riskigarantii, mida toetab valitsus, aga valitsus vahetub, valitakse uus president või peaminister, see ütleb, muudame selle garantii teiseks ja asi on tehtud või selle seaduse teistpidi ja asi on tehtud ja ongi garantiid ühtepidi ja teistpidi läbi. Ja Saksamaa maagaasitorustiku taristu ehitati tarbijate varustamiseks. Need olid ajad, mil taristu ehitus kohandati tegelike vajaduste järgi ja tänapäeval kliimahüsteeria ja kergesti kättesaadava valitsuse rahastamise ajastul hullumeelsetele rohelistele projektidele. Ja näete, mis siin on ilusti, mida kasutatakse. Mere alt ei tohi tulla sealt see Nord Stream. Aga siin kasutatakse, nüüd näete, teistsugust lähenemisviisi. 400 kilomeetri pikkust maagaasitorustikku ehitatakse ümber. Ja lootus on, et nüüd leitakse ostjad ka kallile vesiniku. Vot see on nüüd hullumeelsus, vaadake, kui gaasitoru, mis on tehtud gaasi jaoks,
ja nüüd on vaja vesinikule ümber teha. Vesinik on hoopis kavalam ja ta on niivõrd plahvatusohtlik, kui ta on surve ja muu all. Ta on ju kõige kergem gaas ja külm ja kuumuste kõigile ta erinevalt töötab, sest ütles ka meie hulgalt lahkunud akadeemik Anto Raukas, et kui Tartus või Tallinnas tulevad vesinikubussid, siis tema jalg sinna sisse ei astu, sest see on niivõrd ohtlik bussile. Aga need toru, kui ta seal plahvatab või sisistab midagi, hakkab lekkima ja mingi säde või mingisugune asi, siis käib kiakärakas. Vesinikupomm on ikka kõvem kui aatomipomm, olete kuulnud. Ja seda illustreerib Kaskade näite, mis ehitas Saksamaa pikkima vesinikujuhtme. Nüüd vaadake neid numbreid, siin peatame natuke. See ulatab Lubminist Bobausse. See täideti Radelandi kompressorjaamas mitme kuu jooksul sisternautodega. Mitte ei toodud mingi paaki ega midagi, vaid sistern pumpas tühjaks, sisternauto läks minema. Tuli jälle sisternauto, vaata kui kasulik. Sõidad ikka mitte 400 kilomeetrit, ise voolab pikalt torus, vaid tuuakse sulle sisternautoga kohale sinna, kus seda näidata ja linti läbi sai lõigata. Senine maksumus oli 428,5 miljonit eurot. Seetõttu eeldatakse, et suure osa Saksamaa maagaasivõrgu ümberehitamine maksab eelmainitud 18,9 miljardit eurot. Nüüd raha läheb sahinaga, pahinaga, kahinaga. Ja jõuame siis selle viimase lehekülje juurde, kus sellest probleem on. Näete, see vesinik meil on ka siin nii oluline, ma ei tea, kas need vesinikutaksod sõidavad, mida te olete kuulnud, või on juba unustatud, aga öeldi, et 20 tükki ostetakse sisse siin ja kuhugile tankla tuleb väo sinna elektrijaama juurde, et see toodab ka vesiniku ja pumpab ja mis seal kõike välja on mõeldud. Kuid Kaskade probleem on see, et kuigi nad on juba kulutanud tohutuid summasid ja kulutavad ka edaspidi palju rohkem, pole keegi veel näidanud see üles tegelikult huvi kalli vesiniku vastuvõtmise vastu. Vaadake, kui ilus asi. Ma ise mõtlen, kui mulle pakutakse kleiti selga panna, ma ei tunne selle vastu huvi, nad võib siin riputada üles ja näete. Ikka ehitame ja pakume sulle seda, mida sa ei taha. Arvestades maagaasi kõrgeid hindu, on olukord ettevõtete jaoks umbes piisavalt keeruline. Nad ei kaalu tõenäoliselt vesinik, mis on umbes 3 korda kallim. Need survestatakse, kuule, et ostad mult saiapätsi 3 korda kallimalt ära ja küll on sul lõbus meel. No meil on ju praegu, ostame elektrit sisse, seda ütles ka meil Juhan Aguraiu ja meie probleem on ka selline huvitav, et ostame elektrit kallimalt sisse ja müüme odavamalt. Näete, siin on sama lugu, et sunnitakse seda vesinikku ostma 3 korda kallimalt kui harilikku gaasi ja torustik, see vesiniku torustik ja juhtmesüsteemi ei ole ka veel välja ehitatud, et ta vesiniku oksideerumise ja tema elu vedasi veaks. Sest see vesiniku, kui vaja veel, tuleb veeldada ja ümber teha teda, sealt veest jälle välja keeta. See tähendab ka seda, et taas kulutatakse tohutuid summasid mõttetule rohelisele projektile, millel pole vabal turul lihtsalt mingit ellujäämisvõimalust. Veelgi enam, see on maksumaksjate raha mõttetu põletamine uue kliimareligiooni nimel. Näete, see religiooni nimi võib-olla see kaob, aga ma usun, et kui on mingi religioon välja mõeldud, siis see jätkub tükk aega, kummardajaid jääb igale poole, alati ilg. Lõppude lõpuks on toetused juba antud ja kui torujuhe 2055. aastaks tulu ei too, vaadake kaugele, mina kindlasti nii kaua ei ela, mis tundub tõenäoline, sekkub föderaalvalitsus, siis alles tuleb mingi föderaalvalitsus. Aga mõelge, kui nad siin tahavad juba sõda saada siin lähemal aastatel
siin on 26 ja siis paneme veel 30 aastat, kuidas sa saad mingit föderaalvalitsust, kui sõda on, siis toimuvad mingid lepingud ja muutused ja ma ei usu, siis see föderaalvalitsuse sekkumist saab olla siis. Vasakpoolse establishmendi tavapärane mäng, kasumi erastamine ja kahjumi sotsialiseerumine. Vaadake kui ilusti, mida siin ütleb sotsiaaldemokraatidele, ütleb ära sotsialistidega, et kahjumi saavad sotsialistid, sotsiaalse demokraatlik erakond, aga kasumi võtavad ikka korralikud sullerid ja pullerid ja kuidas see värk kõik käib. Nii ja tulime siis suurele pildile ja siis näete ise, ega siin ajaloos midagi sellist huvitavat ei ole või sellist erisust ei ole, sellepärast kommunismust ehitati päris tugevalt ja kogu aeg lükati 5 aastat plaanidega, asjadega edasi, igasugused pammid ja muud asjad tulid. Ennem ehitati kindlasti, paljud ei tea ka seda, et ennem üleval pool oli Igikeltsal ehitati Stalini raudtee ja kui hästi uurida Vene süsteemi ajaloos, siis need raudteejaamad ja need auruvedurid on seal jaamades kinni, mis on maha jäetud, puud kasvavad sealt akendest välja, nii et seal on Igikeltsa peal, mõelge ise, kui sulab see raudtee läheb nagu kummi tehti ja kindlasti paljud ei tea ka, et kui see eliitmees nagu Stalin suri, oi kui palju inimesi nuttis, see punapööraja põhiline, see Gruusia röövel või seda nimetati, aga näete, saime elatud ja kuidagi oleme nüüd sama reha otsas Euroopa poolt. Nii et mida sa arvad, see oli kommentaar nendele vesiniku selle peale, sest meie vanakooli mehed siin, Anto Raukas, professorid, akadeemikud, kui olid veel nime akadeemik ja emeriitprofessor, need olid aunimetused, ta pidi palju tööd tegema, aga nüüd on kõigi nende nimetuste taha sobib ja ekspert ja ma ei tea, mis siia sobib. Hurraa, köögimaade proletaarlased, ühinege! Lähme edasi kommunismiga. Et selles suhtes väga õiged mõtted, väga õiged mõtted. Ma olen oma vanaisaga rääkinud, kui Stalini surmast rääkida, siis tema oli ka koolipoiss ja ta mäletas, kuidas tüdrukud nutsid ja nad arvasid, et kõik maailm ongi otsas, Stalin on surnud. Et huvitav ongi nüüd see, et kui nüüd see rohepööre otsa saab, et kas siis ka lapsed, Soomes kindlasti, sest Soomes on Greta Thunberg on täielik iidol Soome lastele ja kui see rohepööre otsa saab, siis ma ei kujuta ette, mida need lapsed nüüd teevad, sest neil on korralik ajupesu tehtud. Et need samamoodi nutavad, nagu Stalin oleks ära surnud. Aga siinkohal sulle küsimus, sa rääkisid esimeses osas seda, et Hiina on katnud oma nii-öelda mäed siis päikese nende paneelidega. Ja Eesti ja Põhjamaad on ju tegelikult sama eeskujuga läinud, Eestis küll mägesi ei ole, aga suured põllumaad on kaetud päikesepaneelidega. Aga mismoodi need päikesepaneelid talvel seda päikest püüavad, kui nad on näiteks lumega on kaetud? Kas neil on endal on mingised soojendussüsteem on sees? Et nad pealt siis, kui lumi peale sajab, et sulab kohe ära või kes neid puhastamas käib, sest kui nad lund täis sajavad, siis nad ju ei tööta. Ehk oskad kuulajatele, vaatajatele selgitada olukorda? Ma arvan, et nad ongi tehtud lihtsalt nii, nagu monumendid on üles pantud. Soomes ma olen ka käinud, siis seisavad seal ju vanad sellised skulptuurid ja kajakad istuvad peal ja siis
on täis lastud pead ja laed, ega paljud ei pane tähele ja ega nende päikesepaneelidega on sama lugu, nad pandi üles, kas nad katsetavad, teevad seal proovid ära, sellepärast need paneelid on ju lihtne paigaldada, kui on ära ja tekivad vajadusele vahetada, nad võtavad maha ja teevad, lihtsalt proovivad oma võimsust saada, palju saada, sest varsti niikuinii tulevad välja uue asjaga, nagu nad hiljuti, kas oli pool aastat tagasi, hiinlased tulid välja, et nad ehitasid üle Jantse jõe 2 mastiga. Ma ei mäleta, mitu kilomeetrit oli see traatide vahe 2 mastile, nii et terve jõgi oli vahel ja nad panid 1 miljon-voldise kõrgepingeliini püsti. Meil on praegu 750 on maksimum kas Siberis, aga 330 olemas. Ja nad tahavad ka näidata just pinge suurust kindlasti ja siis ka päikeseparkide laia ulatuslikku pilti. Sest soovitan vaadata selle samase, mis ma siin rääkisin, neid päikesepaneelide videolõike, need on väitsa mahukad, kui see droon lendab seal ülevalt poolt, autod sõidavad seal all, et ja see paiktab ja muidugi seal on niimoodi, et need taimed ei ole, aga kui ta on kõrgmägedes seal tuleb ju lumi ainult peale, ega seal taimi suurt ei ole. Alpikannid olid nagu Alpides, mäletate, oli selline lugu. Aga see on just selle oma suuruse ja võimsuse näitamine, muud sellel plaanil või sellisel asjal mõtet ei ole. Nii nagu need suured imperaatorid või need diktatuurid või dünastiad, ütleme, või need näitavad suurriigid just oma suurusega lihtsalt, et sa näeksid seda mahtu. Vaadake, on nii Venemaal kui Hiinas, kui on need paleed, taevas ja rahuväljakud ja kui need sõjaväeparaadid ja värgid, ta on ikka suured mahukad. Ja ma vaatasin, päris huvitavalt istus ka Nauru president suures Hiina ovaalsaalis Hiina presidendiga vastakuti, ta võeti ka suurde ruumi, nii et Naurul mingil juhul seal saarel ei ole midagi sellist vastu pakkuda ja ega meilgi ei ole midagi vastu pakkuda, me peaksime ikka oma klähvimise ja haukumise järgi jätma, suured võivad teha pakasuhhat või seda näidis nii palju kui tahes. Ja see ongi näidatud lihtsalt sellest, et eurooplased mõtlete, et suudate ja võib-olla see on selline nendepoolne ajupesu ka, et ostke ja tehke meile järgi, ostate meilt veel neid päikesepatareisid juurde ja siis me saame need mägedest teile need müüa nagu kasutatud autosid. Ja, aitäh. Oota, aga siinkohal ma ei saanud ikkagi aru, et kes neid talvel puhastab või neid ei puhastatagi või? Ei, ma ei usu, et keegi puhastab, sellepärast kui ta peaks soendama ennast, siis ta peab ju seda voolu saama kusagilt, kui seal on tennid sees, ütleme soojad, nagu soojakotid elektrilised ja vett kui midagi muud, seal ei saa sooja olla ja sooja loomaga sinna ei tule. Nii et ma arvan, et nad nii seisavadki seal, kui tuul puhub ära ja tuul ei puhu. Ja ütleme meil siin, kui on mõnel katusel, nii et ära ta salvel saab natukene voolu sealt, sellepärast kui on viilkatus, siis see lumi lihtsalt variseb maha ja ta näeb. Aga kui on lamekatused, nagu tänapäeval pannakse need ikka 100 korda 100, kas siis keegi käib labidega seal lükkamas? Ma kahtlen, aga võib-olla käiakse, on mingi käidu ja koristus lumelükkaja seal üleval, et need mõne voldi saaks nagu juurde. No võtta nii ta on. Aitäh sulle, Andres, nende sisukate vastuste eest, aga siinkohal on saade läbi ja kõike head ja nägemist. Meil on Eestile plaan B.